Eduard Bornhöhe, vürst Gabriel ehk Pirita kloostri viimsed päevad. Esimene peatükk. Junkur Hansu äpardus. See oli kena soe suvine päev lõikuskuu hakatusel 1576. Armsalt ja rahulikult säras päike Harjumaa üle, aga maakoha pilt, mida päikese ja soojuse kiired läbipaistva kuldsõuduga katsid, ei olnud südant rõõmustav ega silmi meelitav. Umbrohu ja ohakatega kaetud põllud, põletatud mõisate ja külade ahervaremed, need olid maakoha tähtsamad tundemärgid. Rikas ja rõõmus Harjumaa oli 18-aastase sõja läbi muudetud suuremalt jaolt vaikseks kõrbeks, kus sakslased ja poolakad, venelased ja rootslased aeg-ajalt endise rikkuse riismeid laastamas käisid. Maanteel, mis Tallinnast Paidesse viib ja selle ajal kõige viletsamas korras oli, sõitsid 4 ratsanikku. Kõik noored mehed saksa moodi riides ja silmanähtavalt heas tujus. Kõige lustlikum oli üks nende seast, kelle jumekas, paraku ka pisut lollakas nägu tema tulipunaste juuste ja vurrukihvadega võidu läikis. See noorsand ei andnud oma toredale täkule silmapilkugi rahu, lobises ja trallitas vahet pidamata, heitis väga rohkesti nalja ja naeris ise kõige valjemini oma nalja üle. Tema nägu oli selle parandamata kergemeele peegel, mis Liivi orduriigi mõisnikke ja kodanikke hirmsa sõja hädasid unustama ja venelasi sagedast imestama pani. Vana orduriik oli Vene löökide all lagunenud, lugematu hulk inimesi tapetud, mõisade külad ära hävitatud, tuleviku taevas süsimustega õuepilvega kaetud. Sellest kõigest hoolimata elati kindlates linnades priskesti ja niipea kui sõjakera pisut vaikis, tulid ka mõisnikud linnadest lagedale maale tagasi ja pidasid pulmi ning pidusid, nagu oleks orduaja rõõmus ja muretu põli jälle kätte jõudnud. Nüüd alles tuli selgesti nähtavale, kui määratud need varandused olid, mis saksa mõisnikud 400 aasta jooksul maa pärisrahva verivaeva läbi kokku kogunud, nii et sõjaäpardused ega pöörane priiskamine neid lõpetada ei suutnud. Üleüldise kerge meele kõrval oli aga punase peaga junkrul rõõmuks veel iseäraline põhjus. Tema mõisad olid küll maatasa tehtud, isa ja vennad sõjas langenud, ema peast nõdraks läinud, mis sellest. Tema ise oli ikka veel suure varanduse peremees ja pealegi ilusa Agnes von Mönnikhuseni, rikka ja uhke Kuimetsa päris härra tütre peigmees. Sample complete. Ready to continue?